õhkud tühjad, süda põleb. Nad armusid ajal, mil kummalgi polnud midagi pakkuda peale oma keha soojuse ja hääle, mis värises öös nende korter lõhnas odava kohvi ja vihma järele. Kardinad ei käinud päris kinni, naabrite sammud kostsid läbi seinte, aga voodi oli nende universum, vaesus ei olnud vaikne. Ta krigises põrandalaudades, istus külmana aknalaudadel, luges ente köögilaual, aga kui nad teineteist puudutasid, ta taandus. Nad suudlesid nagu inimesed, kellel pole homsed, nagu need, kes teavad, et kirg ei küsi palgapäeva. Neil polnud veini, nad jõid kraanivett ja vaatasid teineteise silmi. Neil polnud restorane, nad sõid palja põranda peal pastat ja püügisid kastme huultelt suudlustega. Nad armastasid kõvasti valjult. Nii et maailm ei saanud aru, kuidas kaks vaest inimest võivad olla nii rikkad. Tema käed õppisid iga tema luu, tema suu teadis tema kaela kaarti. Nad õppisid teineteist pimedas, sest lamp oli katki ja küünlad olid luksus. Vaesus sundis neid aeglustama ja aeglus muutus eelmänguks. Nad ei saanud põgeneda spaadesse ega hotellidesse, nad põgenesid teineteisse, kui raha otsa sai. Ei saanud armastus, nad tülitsesid ka, nuta oli lihtne, nuta leppimine oli alati paljas. Riided kukkusid enne sõnu ja pärast hingeldades otsaesised koos, ütles keegi alati. Meil pole midagi ja teine vastas, meil on kõik. Vaesus vaatas neid nurgast nagu kolmas osapool selles suhtes ja sai aru, et ta kaotas, sest kirg ei vaja mugavust. Armastus ei taha garantiisid ja kui kaks inimest hoiavad teineteist nii, nagu oleksid nad viimane